Tänases meistrite nurgas on plaan näidata, kuidas üks selline pealtnäha hinnaline disainlahendus valmistada käepäraste ja lihtsate vahenditega. Selle jaoks võtame puumarketist natukene plaatmaterjali ja mõned lauajupid. Me oleme Nurgakivi saates näidanud mõnda ettevõtet, kes pakub selliseid dekoratiivseinalahendusi ja ilmselt olete te seda mujalgi tänapäeval näinud, kuna see on üsna populaarne. Nimelt, kus siis mingisugustest hulknurkadest pannakse mosaiigina seina peale kokku selline muster. Teinekord on ta niisugune homogeenne muster, teinekord on ta muster, kus tekivad ka mingisugused kujundid. Mul on plaanis üks selline asi järgi teha. Plaanin lõigata välja ühe portsu kuusnurkasi ja need kuusnurgad siis omavahel kokku sobitada. Tegelikkuses selleks on vaja lihtsalt ühte rakist järkamissae peale. See rakis võib teha ka näiteks platesae peale. Minul on praegust käepärast järkamissaag. Ma proovin siia järkamissae peale selle rakise teha. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Nüüd selle sablooni olen ma paigaldanud endal siia järkamissae külge, aga järkamissae küljes ma ei lõika seda lõiget päris nüüd 90 kraadi all, vaid ma olen sae seadistanud endal 15 kraadise nurga alla. Ehk siis lõppkokkuvõttes minu eesmärk on see, et ma pean nüüd nii-öelda toorikutest välja lõikama siis 30 kraadise nurga all nurgad või siis teistpidi võttes 150 kraadise nürinurgaga nurgad. Siis me saame kuusnurga korrektselt tehtud. Ma pean tunnistama, et kaadri taga käis paras peamurdmine, et ma selle trigonomeetria siin nüüd kõik välja mõtlesin, sellepärast et koolist on natuke aega juba mõõdas ja tahtis vähe harjutamist. Küll aga jõudsin ma õige tulemuseni. Mõte on nüüd siis selles, et need toorikud, mis on ristküliku kujuga, ta on üks külg natukene pikem kui teine külg. Selle peate nüüd ise välja arvutama vastavalt sellele, kuidas teil on, milline materjal teil käes on, et kui laiast materjalist te teha tahate või kui suuri kuusnurkasid te teha tahate. Peate ka need valemid ise välja otsima, ise selle arvutuse läbi tegema. Aga põhimõtteliselt ma pean nüüd maha lõikama siit tükist sellised jupid. Ja kui kõik on korrektne, siis peaksid kõik küljed sellel kuusnurgal olema võrdsed ning ka kõik nurgad võrdsed, mis tähendab seda, et me saame teda siis ükskõik mis kuju pärast, ükskõik mis pidi omavahel pärast kokku panna. Klots käib väga lihtsasti siia šablooni, hakkame lõikama. Teeme nüüd mõned veel ja vaatame, kuidas me selle pusle kokku saame. Nüüd proovime kohe järele. Tõepoolest, et kuusnurgad hakkavad kenasti kokku sobituma, aga ma siinkohal veel ära ei lõpetaks seda tööd. Laseme servad ümaraks ka, siis me toome selle reliefi rohkem esile ja selle tõsiasja, et kui meil niisugune dekoratiivsein on, et siis tõepoolest siin on nii-öelda kuusnurgad ikkagi täiesti erinevate elementidena. Nõnda. Nüüd kui me selle pusle kokku paneme, siis me saame hakata juba valima näiteks, et kas me paneme puidusüü ühtepidi kõik või tekitame me siia mingisuguse mustri nendest.
no vot selline mosaiik, selle võiks nüüd kinnitada mingisuguse alusplaadi peale, millega koos siis saab selle juba panna kas seina või lakke või teha sellest mingisuguse kapikülje, mis iganes. Tegelikult siin saab nüüd lasta juba fantaasial lennata, sellepärast et saab ju kasutada erinevaid puite, võid teha tammest, võid teha mingist eksootilisemast puidust ja lakkida, võid põletada. Neid saab üle värvida, miks mitte teha erinevatest värvidest värviline kombinatsioon, õlitada loomulikult igasuguste erinevate õlidega. Neid saab teha erineva paksusega, miks mitte nii, et ühes pusles on koos madalamad ja kõrgemad elemendid, et tegelikult kui juba kord see šabloon on ära seadistatud ja sa oled selle suuruse endal paika saanud, siis pole muud kui suures koguses toorikuid vorpida ja tegelikkuses mis iganes kombinatsioonid kokku panna. Mõni suurem sein võtta, võib sinna panna väga palju erinevaid asju, kui olete selle maitsega, et tahaks natukene niisugust kirjut muljet saada. Nii et tegelikkuses müüakse selliseid lahendusi päris suure raha eest, aga on kodus üsna lihtsasti ise tehtavad, nii et võtke see nipsid kaasa ja mina arvan küll, et lahendus on täitsa vahva, et tuleks ainult välja mõelda, et kus nüüd seda kasutada.